ja hõbepurjed 1, 2 ja 3. Kuldel läks merele 1, 2 ja 3. Siidilipp ja hõbepurjed kuldel läks merele. Et nüüd me oleme siin Viinistus ühe vana paadi juures ja Teoksil on selle paadi ettevalmistamine vette laskmiseks, et tahaks ta nüüd lähimate päevade sees jälle vette saada. Meil on siin paadi remondi töötuba ja eelmine aasta oli sarnane töötuba siin samas selle sama paadiga, kus me tegime suurema osa põhitööst ära. Samas iga-aastane hooldus enne veeskamist on ju või vette panemist on jälle vajalik. Ja need huvilisi on, kes tahavad õppida paadi remontimist ja ka paadi ehitamist teinekord isegi. Et töö käib. Et see on vana kalapaat ilmselt kuskil 50-ndatest, 60-ndatest pärit Nõukogude ajast mudel. Ja see seisis siin kalda peal 7 või 8 aastat niisama päikese käes ja päike lõhkus ikka ta väga ära, sest kõige suurem vaenlane vanale puupaadil on päike. Et kui paat varju alla ei saa ja päike otse peale paistab, siis need lauad, paadilauad lähevad kõik nii lõhki, et ta näebki välja nagu rebimisjuust. Et üks laud on mitmest kohast ja praod jooksevad kõrvuti ja sellist korda teha nii, et ta veel vett peab ja vees püsib. Et see on niisugune paras väljakutse tegelikult. Ja nüüd meil on siin niisugused väikesed tegevused veel jäänud, et tihendame paati, et vesi sisse ei tuleks väga. Eks see puupaadi värk niikuinii, et alguses kui vette paned, siis vesi jookseb sisse, aga plangud tahavad turbumist ehk paisumist saada 3-4 päeva vees. Ja siis peaks jälle olema piisavalt tihe, et saab sõudma ja purjetama minna. Et selle paadi peal oli üks hea asi, et sai harjutada erinevaid vana paadi restaureerimise tehnikaid. Et siin on küll neid laudu, vahelt on juppe laudu, siis kereplankusid on vahetatud välja täitsa uute vastu. On vanu suure praoga planke proteesitud siis selles mõttes, et lahti freesitud see suur pragu laiemaks ja pandud sinna sisse liimitud korralik uus puuliist, mis siis peaks kannatama seda valu ja vatti edaspidi ja hoiab selle prao laiali minemast ühtlasi ka. Sisse on pandud siia paati nüüd uued pingid. Vanu pinke siin sees üldse ei olnudki. Need sai täitsa uued tehtud. Ja selle külje kaared sealt on välja vahetatud, ehk siis parema parda kaared olid katki, et need sai jätkatud ja lamineeritud ja liimitud ja tehtud 100 imet, et uuesti korda saada. Et selliseid igasuguseid nõkse ja nippe, et uued tullid on pandud siia külge aerude jaoks pardasse. Tagumine pink, tüürimehe pink sai tehtud selline, et oleks mugav ükskõik kumma külje peal sa parasjagu oled, et saad tüüripeos hoida kenasti. Ja nüüd on siin veel mõned tükid külge jäänud panna talle. Ja siis homme hommikul läheb tõrvamiseks, värvimiseks uuesti tõrvaõli värviga. Et ta saab jälle merekõlbulikuks, ehk peab veel mõne aasta vastu. Kasutame erinevaid meetodeid, erinevaid tehnikaid, erinevaid vahendeid, et tõrvaõlid, värvid, see kui nagu näha, see paat on värvitud niimoodi üsna edevalt, et on süsimusta ja niisugust Itaalia punast kasutatud siin tõrvaõli värvina. Ja värvispetsialist on siis seal näha, kes varustab meid ja selgitab, kuidas selliseid värve kasutatakse üldse. Et see on selline hea kogemus kõigile, kes seda kaasa teevad siin praegu. Et siin on vaja vahetada mõned tükid veel, natukene lihvida ja siis homme hommikul läheb juba jälle tõrvamiseks, värvimiseks. See on selline hästi lõbus ja hästi määriv töö. et nii see asi siin käib. Tõrva on paatide ja puulaevade juures kasutatud nii kaua, kui merekultuurist meil andmeid on. Et vanimad
kirjalikud mälestused vast võib mainida piiblist, noalaeva ehitus on tõrva kasutamine. Et sama tegid foniiklased ja vanad kreeklased ja puutõrv on olnud hästi oluline merekultuuri osa. Ja tegelikult on nii, et ka tõrvapõhised kaitsed puitpaatidele, laevadele on tänapäeval parim valik. Et tänapäeval me ei kasuta enam ainult paksu tõrva, mille uuendamine, mahakraapimine on igal kevadel suur töö, et populaarseks on läinud ja väga hästi ennast õigustanud ja toiminud on Skandinaavias ja ka meie põhjanaabrite soomlaste juures levinud Roslagi mahagoni tüüpi tõrvavärvid. Et tegu on siis traditsioonilise puittõrvaga, männitõrva, mis kõige kvaliteetsem saab siis männi juurtest, ilma hapniku juurdepääsuta puidu põletamisel. Ja teine väga oluline komponent on tänapäeval keedetud linaõli ehk värnits. Värnitsa kvaliteet on seejuures oluline. Paremal juhul on värnits puhastatud, steriliseeritud, et siis on vähem biokahjustuste ohtu. Ja kolmas oluline detail on siis männiterpentiin, millega me vedeldame seda Roslagi mahagoni. Ja neljandaks, nii kaitset aitab parandada, kui siis anda sobiva värvitooni, ehk siis paat on ilus, on pigment, mis kõige levinumad siis kas maamullad või oksiidid. Ja antud juhul, antud paadi juures me kasutasime Itaalia punast ja nüüd on 1 aasta möödas ja paat vajab jällegi kevadist hooldust ja korrastamist ja sama retseptiga Itaalia punane tulebki talle peale tõrvavärv ehk siis Põhjamaades Roslagi mahagoni nime all tuntud. Et see nimi on tulnud Rootsist, Roslagi maakonnast, kus esmakordselt sellist tõrvaõli, tõrvavärvi kasutama hakati ja mis levis hiljem väga laialdaselt. Tänapäeva paatide puhul, kui tahetakse, et puidu enda fraktuuri jääks näha või on tegu väärispuiduga, et siis kasutatakse ka samuti linaõlil ja naturaalsetel vaikudel põhinevaid paadilakke. Et siin Uula Vene lakka näiteks meie põhjanaabrite soomlaste juurest, samuti Ledonkinoos lakk on selleks väga hea, et sellise kaitse all puit püsib hästi, tal on väljakuivamisvõime teatud ulatuses ja puit ei lähe mädanema, kui kasutada sellist naturaalset hooldust. Ja lisaks on kasulik tegelikult paadi juures iga kevadel üle vaadata ja uuesti töödelda, et antud Roslagi mahagoni variandi puhul ehk siis tõrvavärviõli puhul on just selle õhuke katvus selle pluss, et ei moodustu selliseid kihte, mis hakkaksid paati puitu niiskuses hoidma, seda mädandama ja igal kevadel ületöötlemine tuleb ainult kasuks puidule, et puit seal all ei kahjustu. Ja mõningaid nippe ja meelespidamisi peab olema, et üldiselt ei tasu osta suvalist tõrvaõli nime all müüdavat asja, et kontrollides ise komponente on kõige kindlam, et saab hea tulemuse. Et ajalooliselt lisaks värnitsale ja ennem seda on kasutatud hülge ja kalarasva ja vaalarasva paatide juures ühe komponendina, et tänapäeval hülgete kütmisega on keerukad lood ja värnits on ennast õigustanud kui selline puhtam, ökoloogilisem variant. Ja värnits on siis üks oluline komponent. Kõigepealt segame valmis naturaalpigmendiga värvipasta, selleks värnitsa sisse, mis võtame siis praegu väiksema koguse, segame pigmenti, valame aeglaselt ja segame hoolega. Et pigment peab olema kenasti õlis segunenud, et sinna ei jääks tükke, sellepärast tulebki selline eelprotseduur pigmendi segamine läbi teha.
võib kasutada ka trelli ja visplit. Traditsiooniliselt on tehtud seda puupulgaga ja meie siin ka. Pigmendiga liialdada antud kombinatsiooni puhul ei maksa, sest siis jääb värvima või siis värvi andma see värv hilisemalt. Nüüd me tagame selle, et see pigment saab ilusti lahustatud. Kuigi külmpress linaõli imendub paremini, siis biokahjustuste tõttu peame kasutama puhastatud ja 2 korda keedetud varianti ehk siis värnitset, mis tagab ka parema kuivamise. Pigment omakorda kiirendab kuivamist ja antud paadi puhul kasutatud värvitoonid, punane ja must, on tegelikult traditsioonilised. Nad on ilus kombinatsioon ja neid on mõlemaid kasutatud aastatuhandeid. Punane pigment, punased oksiidid omavad biotsiidi omadusi, et nad aitavad kaitsta ka puitu. Et tõrvavärvi üks plusse on ka see, et ta vähendab puidu pragude tekkimise ohtu, et hoiab selle puidu värske. Nii, nüüd võtame suurema pange, kus siis vajaliku koguse kokku segame. Siia paneme ülejäänud õli. Ja segame selle omakorda siis tõrvaga, männitõrvaga, et mitte tõrvaõliga. Tegu on sellise paksu tõrvaga, et nüüd me samuti segame. Need omavahel kenasti lahustuvad. Tõrva puhul on hea, kui on teada, kust ta pärit on ja kuivõrd heast algmaterjalist on ta valmistatud, et vaigune mänd on selleks sobiv ja eriti head on männi juured, mis on paar aastat kuivanud, mis on üleliigses sodis puhastatud ja siis need on põletatud hapnikupuudusel. Nüüd segame valmiva tõrvalasuuri tõrvavärvi sisse pigmendi. Näed, kena ilusti punamust. Kombinatsioon tekib siin. Punane võtab võimust. Et vaat, tundub ju nagu uskumatu, et see paat on nii punane, et sama retseptiga on ta värvitud, et see tõrva enda loomulik siis selline tumepruun värvus saab varjatud. Et on hästi katva ja hästi värviva naturaalse pigmendiga tegu. Kasutame ka kas naturaalset männitärpentiini, balsamitärpentiini, mis siis sobib hästi selle koostisega. Tärpentiini saame veel kasutada, et puhastades algpigmendi segamise nõu, et saame siit maksimumi kätte. Tärpentiiniga saame ka pärast pintslit puhastada ja mannergut pesta puhastada. Tärpentiiniga tuleb anda nüüd vajalik viskoossus. Kui tõrv on vedelam, läheb seda vähem, aga üldretsept on 1-1-1, mis siis kogus iseloomustab värnitsat, männitõrva ja tärpentiini. Nii, säästurežiimina saame siit veel kõik tõrva kätte. Muidugi, kui õnnestub kuskilt maalt saada ilma sellise plasttarata, siis on parem. Ja nüüd tuleb vaadata, et see oleks vajaliku konsistentsiga. Kuna siin on piisavalt vedel, siis võib osa veel pintslite puhastamiseks jätta. Üks asi, mida tänapäeval kasutatakse paadi
paadi plankude vahele, oma vahele panemiseks on mitte enam tõrvatud takk, linatakk, vaid näiteks mina kasutan bituumenipõhist katuseremondi mastiksit, mis ühtlasi kaitseb puitu ja ühtlasi on tihendiks, mis ei kuivagi päris ära. Mida kindlasti ei peaks panema paadil plankude vahele omavaheliseks ühendamiseks, tihendamiseks on liim. Igasugused liimid plankude vahel esiteks lõhub plangutuse ära, teiseks kui on vaja mingi plangujuppi kuskilt pärast vahetada, sest seda liimitud kohta naljalt enam kätte ei saa, sealt pigem läheb plank puruks jälle kõrvalt ja siis on häda rohkem, kui asi väärt on. Ja teine asi, mis siin on siis kasutuses, on tõrvaõli. On nii seest kui väljast, paat on tõrvaõlitatud. Paat peab saama hingata, see on reegel, puitu katta nii seest kui väljast värviga, niisuguse mitte hingava värviga on selle paadi surm. Ja loomulikult, kellel paat on juba vana paat, on kuskilt väljast on värvitud mingisuguse emailvärviga või õlivärviga. Et siis oleks hea tegelikult see kuni puiduni maha võtta. Ja eks siin ongi, paadimeistrid on erinevad ja igaüks on ise usku, aga mina olen tõrvaõli usku. See on kõige naturaalsem ja kõige säästvam vahend puidu jaoks. Ja kes tahab värvida või lakkida, siis ainult ehk võib-olla väljast poolt, et seest poolt ta peaks ikkagi jääma hingama. Vastasel korral tekib palju jamasid ja väga kiiresti. Et need on niisugused põhilised asjad, mida silmas pidada vana paadi puhul. Ja alati muidugi üks asi on paadi hooldamine, sest puupaat vajab hooldust. Puupaat ei ole igaühe jaoks. Samas, kui ta sõidab vee peal, siis ta on märksa stabiilsem ja parema jooksuga kui plastikpaadid on iganes. Kas või täpselt samasuguse kujuga plastikpaat ei anna kunagi seda head tunnet, mida samasuguse kujuga puupaat annab. Et seal on kaaluvahe ja kõik, aga need puupaadid on raskemad ja sellega stabiilsemad vee peal. Aga jah, et iga-aastane hooldus, et kui sügisel välja võtta veest, paat tahab vees olla. Paati ei pea kogu aeg kaldale kiskuma ja siis uuesti vette panema ja jälle kaldale kiskuma, sest paadiplangud tahavad paisumist ja turbumist vees. Et kui kevadel paat ära hooldada, korralikult ära tõrvaõlitada jälle ja vette panna, siis tal läheb isegi teinekord 2-3 päeva, kuni paadiplangud paisuvad piisavalt, et ta piisavalt tihedaks läheb, et sellepärast mõni ehmatab ära, kui paat ära uppub esimese päevaga. Et see on täiesti normaalne protsess, puupaat alguses tahabki vett ja veega kokku saada uuesti ja plangud tahavad paisumist, kuni kõik praod tihenevad ja isegi kuni sentimeetrine pragu plangu sees teinekord turbub kinni, nii et seal on küsimus pigem tugevuses, et kui need pragusid liiga palju on, siis see paat muutub liiga pehmeks. Et siis on vaja midagi ette võtta juba, aga mingi üks pragu kuskil selline turbub kinni ja jääb väga tihedaks, ei ole häda midagi. Ja sinna prakku võib ka panna teinekord vahele seda bituumen mastiksit, katuseremondi mastiksit olen kasutanud, seal on oma fiiberkiud on sees, see möksib selle prao hästi kinni ja kui plank mängib ja paisub, siis annab seda bituumen mastiksit sealt vahelt, lihtsalt ta pressib välja üle aru, see ongi kõik. Et ei teki mingeid kahjustusi, vigastusi ja asjad töötavad ja iga-aastane hooldus, jah, see on väga oluline kevadel kõik puhtaks teha ja uuesti üle tõrva õlitada või tõrva värvida, kuidas siis keegi teeb, mida keegi kasutab. Et see on jah, paadi eluea suhtes väga oluline. Et muid siukseid väga spetsiifilisi asju siin, näpunäiteid väga polegi, et eks jah, see on paljud asjad on ka maitse asi ja maitse üle ei vaielda, maitse üle kiputakse kaklema. Et siis eks igaüks teeb nii nagu teeb ja kui juhatus teinekord on tarvis, siis need paadi töötoad on väga head vahendid suvel niimoodi käimiseks ja alati võib ühendust võtta ja küsida, et kuidas midagi teha ja õnneks on neid puupaadimeistreid veel Eestis, on neid vanumeistreid veel mõned olemas ja on ka nooremaid peale tulnud, et on kust küsida ka. Et jah, selline ta on. Ja siin on inimesi koos, kes on paadihuvilised ise ka, et kellel on oma paat ja tahab teda korda teha või on mingi vana paat, mis ei ole vette saanudki, aga vaja nii kaugele viia, et
saaks vette pandud. Et sellises õpitoas ongi hea vaadata ja oma praktikas kogeda, et kuidas seda asja üldse teha. Ja saab arutada teemadel, et milliseid materjale kasutada, milliseid õlisid, värve, tõrvasid, kuidas see asi tegelikult käib. Sest igal meistril on loomulikult oma retsept selliste asjade kohta ja erinevad meistrid teevadki erineval viisil. Et jah, on üks variantidest praegu siin.